Tere! Täna tutvustaksin sellist vahvat keskkonda nagu GoConcours. See on selline veebilaud või töölaud õpetajale, kus saab luua rida vahvaid õppematerjale. Ja selleks tuleks teha endale konto ja registreeruda. Kuna minul on see olemas, siis ma login ennast sisse. Login Google'i kontoga. Nii. Ja automaatselt olengi oma töölaual. See näeb siis selline välja. Mul on siin rida katsetusi, mida ma saan ilmselt kustutada. Aga kui me lähme looma siin uusi töövahendeid, siis me klõpsame sõnale Create. Ja nüüd on näha, et siin saab luua mõistekaarte, veebiviktoriine, sõnavarakaarte, sõnavarakaartidest sõna pluss sõna või siis pilt ja sõna. Need on sellised vahvad, kus siis peale klõpsates ta keerab tagumise külje, kas siis pildi taga on näha sõnatähendus või siis mingis muus keeles vaste, näiteks sõnade õppimisel. Siis on võimalus teha rida slaidiseeriaid ja rida märkmete üles tähendamisi koos pildi või piltidega või muu meediafailiga. Nii, alustame siis mõistekaartide tegemisest. Kõiki me ei jõua, aga vaatame. Nii, kui me klõpsame sõnale mõistekaart, siis on järgnev vaatepilt selline. Paneme siis pealkirja, seekord siis juba saksa keeles. EU. Nii, siis on teada, et peaks olema vähemalt 3 tagi siin ja ma panen siis saksa keeles. Enter jälle ja riigid. Ja ka midagi kirjelduses. See on siis saksakeelne mõistekaart Euroopa Liidu riikidest ja pealinnadest. Nii. Ja salvestame. Ja juba ta automaatselt paneb sellele mõistekaardile selle sama pealkirja. Ja edasine on kõik väga lihtne, lihtsalt plussiga liikudes. Enne veel ütlen, et siin on ka võimalus natukene disaini muuta, et siin tausta värvi näiteks ja ka kirjapildi värvi on võimalik muuta siit. Ja edasine veel siis tuleb. Panen tagasi mustaks ja natuke parem. Nii, klõpsame siis plussile ja tõmbame näiteks riigiks. Deutschland. Ja sealt tõmbame riigiks ja siia tuleb mul praegu, paneme saksa keeles. Nii, ja siis ma tahaksin sellele Berliini juurde panna pilti, lähen siia üles insert image ja mul on juba töölaual valmis pilt. Lähen ja laen selle siia üles. Nii. Ja pilt. Pilt tuleb üles. Ja tegelikult üsna kiiresti. Nii, ja ta tuleb siia mõistekaardi peale suuremana, siis me tõmbame ta õigesse kohta ja ka võimalus kohe väiksemaks.
Nii oluline on siin see võib-olla märkida, et kui siin mõistekaarti teha, siis seda mõistekaarti on võimalus ka näidata interaktiivselt ja siis on hea, kui need sõnad, mida me siia lisame, on nagu loogilises järjekorras, sellepärast toon vahele siia pildi. Nii, nüüd lähme siia uuesti, teeme klõpsu, tuleb pluss, tõmbame järgmise riigi, võtame selleks näiteks Itaalia, Italian. Jällegi tõmbame siit pealinna, Room on saksa keeles Rooma ja taas tahan lisada pilti Rooma kohta. See on mul ka juba desktopil valmis. Ja kui pilt on mõistekaardile saabunud, siis tõmban ta taas õigesse kohta ja väiksemaks. Nii. Ja panen siia. Nii, teeme veel ühe näite, siia pluss. Tõmbame siit Prantsusmaa, Frankreich. Siit jälle plussist edasi Pariis. Saksa keeles ühe S-iga. Nii, ja siis on võimalus jälle panna pilti. Võib veel päris taustavärvi muuta. Näete, mängida. Ja see olekski tegelikult kõik. Siis me lähme toimetama. Need on need tegevused siin, actions. Siin saab siis veel kord seda nagu mängida, vaadata, kuidas see toimib. Ülevalt siis liikudes noolega. Ja siis tulevad need sammud nagu loogilise järjestusena. Siin on siis riigid kõigepealt, siis lisanduvad neile riikide kaupa pealinnad. Nii et päris vahva. Siin saab veel zoomida, kui kiiresti me seda näitame. Nii, oletame, et see meil vaadatud. Lähme vaatame edasi, mis me saame veel teha. Kopeerida selle kuhugi. Nii, siis me saame pinnida. Siis me saame jagada, kui on gruppi või sõpru, siis me saame ka, nagu siin näha, välja printida. Panen selle väiksemaks. Nii. Siis saame ära määrata, kuidas ta on meile siis nähtav. Panen siia, et ta ei ole ainult minule või siis ainult GoConquer eri kasutajatele, vaid siis kõikidele nähtav ja luban siis kas ainult vaadata või teha koopiat ka. Nii, paneme selle kinni. Võtab kõik aega. Siin on võimalus siis saada sellele tööle. Kenasti siis jaokstettud, võtsin vale praegu. Aadress. Ja nüüd on võimalus see ka siis ära peita. Nii. Ja see olekski selle mõistekaardi tegemise juures kõik. Nii näidaksin ära ka, kuivõrd lihtne on teha tegelikult umbes sama materjali kasutades ka siis sõnavarakaarte. Selleks klõpsame jälle Create ja Flashcards.
ja panen jällegi pealkirja Euroopa Liidu riigid ja pealinnad. Pean jällegi lisama märksõnu. Sõnavarakaardid. Euroopa Liidu riikide õppimiseks ja kordumiseks. Nii, salvestame. Nii, pealkiri on olemas, siin on meil kenasti näha alt võimalus lisada pilti. Nii, kirjutame siis siia näiteks, tegelikult paneme pildi. Kuna tahan, et esiküljel oleks kohe nähtav pilt, panen siia Berliin. Nii. Ja tagaküljele klõpsan ja kirjutan sinna siis saksa keeles Berliin. Nii. Insert flashcard lisan siit. Laen siia jälle pildi. Nii, Rooma. Kuna mul on need kenasti olemas, valmis. Ja kui pilt on esimesel kaardil, siis lisan teisele sõna, saksa keeles Room. Nii, siis siin all on võimalus veel siis seda slaidi või seda sõnakaarti siis disainida, kas see pilt on täiesti ainult siin või tuleb siia veel mingi tekst juurde, panen praegu siia poole niimoodi ja pilt üleval ja tekst all või siis ära kustutada. Ja kui see on siis tehtud, siis siin on samamoodi, et veel saab muuta värve taga ja ka teksti siis tekstivärvi. Nii. Ja kui tahan salvestada, siis lähen taas toimingute alla. Võtan veel kord üle. Ja lähen seda siis kopeerima. Et siis jagada on siin öeldud, et peaks olema kas siis postitatud kuhugi sotsiaalvõrgustikku. Järelikult siis oleks pidanud sisenema Facebookiga. Nii, aga siin on veel vahva. Katsetasin ka slaidide tegemist, mis on siis samasugune nagu esitluse tegemisel ja märkmete tegemisel tõepoolest näitan ära, et on võimalus lisada ka siis tekstile pilti ja meediafaili, see tähendab ka videot. Nii, jällegi pealkiri panna. Ei saa üle ka ümber Euroopa riikidest ja lisada siis lehekülg ja siin on näha siis need võimalused, et saab hüperlinki panna ja siis pilti ja meediafaili ja siia siis kirjutada. Aga toredat katsetamist. Arvan, et sellest kujuneb õpetajatel üks lemmik töökeskkond või niinimetatud e-töölaud, kuna need tegevused õppematerjalide loomiseks on tegelikult väga lihtsad. Kõike head ja toredat õppevahendite loomist.